Tere, head kolleegid, et kahjuks ma ei saa olla siin täna teie juures, aga mul on siiski väga suur rõõm teile rääkida, kas või siis video vahendusel. Muidugi, kui Ann küsis mult esimest korda, et kas ma oleksin nõus ettekande pidama teoreetilise keeleteaduse konverentsil, siis mu esimene mõte oli, et mis keeleteadlane nüüd mina enam olen, et ma olen juba palju aastaid tegelenud rohkem selliste sotsiaalsete küsimustega. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see viis, kuidas ma nende sotsiaalsete küsimustega tegeleme, on üsna väga palju mõjutatud minu keeleteaduslikust taustast või arusaamisest. Aga nüüd siis tänase teema juurde, et see on metrolingvistika olemuse selle kriitiline analüüs. Mis see metrolingvistika on, sellest ma räägin natukese aja pärast peale sellist üldisemat tausta tutvustust. Et kuskilt alustada, siis ma arvan, et õige koht selleks oleks empiirika ja teooria nagu vahekorra analüüs. Eks ole, teooria toob esile varjatud mehhanismid empiirika taga. Et teatud struktuurid, kui meil on tegu sünkroonse uuringuga ja teatud protsessid, kui on tegemist diakroonilise uuringuga. Ja need deskriptiivsed käsitlused seevastu tegelevad empiirika registreerimisega. Samas täiesti deskriptiivset süsteemi ei ole jällegi olemas, sest empiirika ainus täiesti adekvaatne täpne kirjeldus oleks empiirika ise. Aga sellisest kirjeldusest poleks midagi kasu, sest see oleks sama mahukas kui elu ise ja mis sellega siis peale hakata teist korda läbi elada või. Niisiis, see tähendab, et ka iga deskriptiivne töö on teatud mõttes üldistus. Midagi võetakse, midagi jäetakse. Või siis ja andmete põhjal luuakse mingid kategooriad või siis on need kategooriad enne olemas ja uuritakse siis nende kategooriate abil, aga kategooriad iseenesest on juba teooria. Niisiis, ei ole võimalik teha täiesti teooriavaba empiirilist uurimustööd ja siit tuleks ka kiire ja lühikene vastus selle konverentsi põhiküsimusele ja ma lasen selle vastuse anda ja see vastus on juba antud ammu vend Johannese poolt ja see oleks järgmine. Kas see on lõpp? See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Ei lõppe veel meie püha üritus. Aidaku meid Jumal. Et mõningane Jumala abi kuluks meile ära küll, eriti tänapäevases maailmas, kus poststrukturalistlikud ja postmodernistlikud ideed on nii-öelda õõnestanud tunnetuse aluseid. Ja võib-olla see on ka üks õige koht, kust tänase loenguga edasi minna. Ma arvan, et suurem osa meist töötab või vähemalt suures osas töötab ikkagi sellises enam-vähem strukturalistlikus raamistikus, kui mitte päris täpselt nii nagu Saussure või Chomsky, aga igal juhul eeldades, et keel kui teatud laadi struktuur eksisteerib. Ja kui me uurime siis eesti keele erinevaid omadusi, siis me lihtsalt analüüsime lauseid, tekste või korpusi ja üritame leida sealt siis selle keelelise materjali nagu sisemise korrastuse põhimõtteid. Nüüd Saussure ja Chomsky päris kindlasti tegid nii-öelda täiesti absoluutse ja selge vahe sünkroonia ja diakroonia vahel ja uurisid keelt kui abstraktset süsteemi. Ja iseenesest mõistetavalt see kutsus esile teatava kriitika ja põhjendatud kriitika just nimelt seetõttu, et keel ju me teame kõik, et keel muutub, aga siis, kui me eeldame, et keelestruktuur on selline täiesti autonoomne süsteem, et kuidas see muutumine toimub.
ja poststrukturalism, mis kasvas siis ütleme strukturalismist välja, on siis võtnud sellise seisukoha, et diskursus ehk needsamad laused, tekstid ja kogu see kõne või kogu see tekst, mida pidevalt toodetakse, et see on pidevalt uuendamises, et mingisugust konkreetset struktuuri pole ette antud. No, tuntud nimed on siin Roy Harris või Paul Hopper, aga ma ise olen teinud ka oma doktoritöö nii-öelda poststrukturalistlikus vaimus, üritades siis kokku viia keele mikrotasandit ja makrotasandit, näidates seda, mismoodi dünaamiliselt siis struktuurid võiksid muutuda. Nüüd Hopper omal ajal juba ütles, et strukturalismi ja poststrukturalismi erinevus on põhimõtteliselt nagu kirjaliku teksti ja suulise kõne erinevus. Nii et strukturalism nagu sobiks kontekstivabade lausete uurimiseks, mis esinevad põhiliselt kirjalikus tekstis ja poststrukturalism sobiks selle omakorda suulise kõne uurimiseks, et selline nagu vahetegemine. Ja kui nüüd vaadata seda poststrukturalistlikku lähenemist keelel, näiteks Roy Harrise lähenemist ja tema integratiivset lingvistikat, siis tõesti tema jaoks ei ole keeles olemas sünkroonseid olekuid. Et kõik sünkroonsed olekud või kõik kirjeldused, mis me teeme, need on vaid teise astme abstraktsioonid. Nii et ühesõnaga, need luuakse empiirilise materjali põhjal ja nad ei ole selles mõttes nagu reaalsed, et tegelikkuses neid sellisel kujul ei ole. Ja veel ta on väitnud niimoodi, et ka ainult kirjaliku keele uurimisel üleüldse saab eeldada mingisugust valmisolevat terviklikku grammatikat, mis siis kas genereerib lauseid või mida võib siis näidata, et on nende lausete aluseks, sest põhimõtteliselt kirjalikus keeles on meil kontekstivabad täislaused. Aga kirjaoskamatud inimesed ja ka kirjaoskajad inimesed suulises suhtluses ei kasuta selliseid ilusaid lauseid, mis on nii-öelda täislaused. Et selliseid ei ole, suuline suhtlus on kontekstisidus ja seal on raske näha sellist grammatikareeglite realisatsiooni, seepärast et seal lihtsalt pole nii pikki juppe või need jupid on poolikud või kuidagi hakitud. Üleüldse suuline kõne on juba valmis juppide selline omavaheline kombineerimine, pidev millegi kordamine variatsioonides, nii et kui seal on ka mingisugune struktuur, keelestruktuur kõige selle all, siis see on täiesti ajas ja ruumis laiali laotatud, nii et ta ei ilmne nagu mingites konkreetsetes lausetes, mille põhjal oleks võimalik need struktuuri siis kirjeldada. Aga nii nagu Roy Harris ütleb küll, et need samad tükid, inimesed suhtlevad tükkide kaupa ja need tükid, mis on olnud edukad suhtlemised, neid siis kasutatakse uuesti ja tekib teatud mõttes selline jagatud repertuaar, erinevaid konstruktsioone, erinevaid fraase, sõnu ja väljendid ja nii edasi, mis siis kõik tegelikult ongi keel. Et põhimõtteliselt siis rohkem seal midagi ei ole. Poststrukturalism lingvistikas põhimõtteliselt 80-ndate lõpus, 90-ndatel ja seal edasi ja tema peaeesmärk ja minu peaeesmärk mu doktoritöös oli ka nende samade strukturalismi piirangute ületamine. Ehk siis, et näidata, et kuidas see saab nii olla, et me räägime ja uurime keeles sünkroonset grammatikat ja samas meil on, eks ole, selline hakitud kõne, mis toimub nagu reaalajas kogu aeg ja kuidas need omavahel seotud on ja kuidas üleüldse keel saab muutuda ja kuidas see toimib. Nüüd poststrukturalism lingvistikas on seega täiesti nagu normaalne, loomulik evolutsiooniline jätk strukturalismile. Aga postmodernism on nagu põhimõtteliselt samamoodi poststrukturalism, aga postmodernism nii-öelda toimib teistes humanitaar- ja sotsiaalteadustes ja seal väidetakse, et see postmodernism ütleb, et pole üldse mingeid struktuure.
pole üldse mingisuguseid olendeid või ega olemusi ega olemist. On ainult lõputu hulk erinevusi ja teistsugususi, mis kõik sõltuvad kontekstist, mis sõltuvad ajaloost, ühesõnaga selle nähtuse või selle asja või selle olendi või selle mõiste ajaloost, mida me arvame olemas olevat, aga mida tegelikult ei ole. Ja kõige lõpuks veel uurija perspektiivist. Nii et siis see, kuhu postmodernism läks teistes nii-öelda pehmetes teadustes, on ikkagi täiesti struktuuri eitamisele. Samas kui lingvistikas poststrukturalism tegelikult on põhiliselt olnud siiamaani traditsioonilisemas või nagu traditsioonilisemas lingvistikas on olnud just strukturalismi probleemide ületamise katse. Aga nii hästi strukturalism kui postmodernism või siis selle all poststrukturalism, mõlemad on teatud mõttes metateooriad ehk siis sellised laiemad lähenemised nähtustele ja nähtuste mõistmisele ja nad on samal ajal ka ideoloogiad. Ja hästi saaks seda kirjeldada siis postmodernistliku ideoloogia kaudu, et mis väidab, et strukturalismi kasutatakse ühiskonnas võimu põlistamiseks, et siis kõik need kategooriad, mis on loodud või see strukturaalne vaade ühiskonnale, kus on nagu kõrgemad klassid ja madalamad klassid ja mehed ja naised ja kõik sellised kategooriad, struktuurselt nii-öelda omavahel seostatud kategooriad, et strukturalism lihtsalt ütleb, see ongi nagu normaalne viis, et need samad struktuurid genereerivadki meie reaalsust ja nii lihtsalt on. Ja samas postmodernism väidab vastu, et see on paha, strukturalism tuleb ära lammutada sotsiaalse õigluse nimel, sest me peame lahti saama sellest rõhumisest, mida strukturalism toodab. Nii et postmodernism on tõsine ideoloogia, mille eesmärk on siis nagu sotsiaalse õigluse suurendamine. Postmodernismi sees kõige radikaalsem suund ilmselt on queer-teooria ja see teooria on siis väidab seda, et mehelikkus ja naiselikkus ei tulene meeste ja naiste geneetilistest ja hormonaalsetest erinevustest, vaid on puhtalt sotsiaalselt konstrueeritud. Ja nad väidavad ka, et kui empiiriliselt uurima hakata, et siis ei jagune inimesed kenasti kahte kategooriasse, mehed või naised, vaid nad on lihtsalt jaotunud sellise diapasooni peal ja sellel skaalal on rohkem või vähem mehemad või rohkem või vähem naisemad, aga et tegemist on sellise pidev skaalaga, mitte kategoorilise skaalaga, kus on kaks kategooriat. Aga et inimesed, väidab see queer-teooria, siis on ise selle diapasooni või skaala arbitraarselt kaheks jaganud, selleks, et rõhuda naisi, homoseksuaale, transseksuaalse ja muutliku nii-öelda voolava seksuaalse identiteediga inimesi. Nüüd queer-teooria eesmärgiks ongi olnud lammutada see binaarne sooline struktuur, mis nende hinnangul ongi patriarhaalse rõhumise instrument. Ja selle nimel on muidugi need teoreetikud queer-teoreetikud üsna palju töötanud ka, näiteks arenenud läänemaailmas haridussüsteemis sooneutraalne kasvatus on otseselt nii-öelda põhjendatud selle queer-teooriaga ja Kanadas ja võib-olla nii mõneski muus lääneriigis on ka seadused, mis keelavad nii-öelda vanematel sotsialiseerida oma last teatud kindlasse sugupoolde lähtuvalt siis välistest sootunnustest, vaid nad peavad laskma lapsel endal selgusele saada, et kes ta on, kas mees või naine või midagi vahepealset või trans või nii edasi. Ja viimase 10 aasta jooksul on see queer-teooriaga jõudnud sotsiolingvistikasse ja nii nagu siis nii-öelda see sotsioloogiline queer-teooria, nii ka queer-lingvistika eesmärgid on sotsiaalses õigluses ehk siis
ta programmilised seisukohad puudutavad seda, kuidas korraldada keeleõpet ja kuidas korraldada keelepoliitikat aga samas ta puudustab ka täiesti kindlalt traditsioonilise lingvistika põhialuseid kuni juurteni välja, kuna täpselt samamoodi nagu see queer-teooria, mis nagu seab kahtluse alla olemasolevad kategooriad, öeldes, et need on sotsiaalselt konstrueeritud ja ahistavad samamoodi, siis queer-lingvistika väidab, et ka meie keelelised konstruktsioonid on ahistavad ja nad tuleks lihtsalt dekonstrueerida. Nüüd see teooria on tuntud ka metrolingvistika nime all, mul on siin paar viidet, kui keegi soovib täpsemalt lugeda, et Alastair Pennycook on üks selline silmapaistvaid queer-lingvistika esindajaid. Aga vaatame siis lähemalt, mida ta täpselt ütleb. Nüüd esimene, kõige võib-olla olulisem väide, eriti klassikaliste lingvistide jaoks on see, et keel kui selline, keele mõiste on lääne kultuurile omane sotsiaalne konstruktsioon ja sellele ei ole reaalsuses vastet. Nii et nagu tegelikult keelt ei eksisteeri ja kui ta väidab siis, et kui uurida Aafrikas ja Indias inimeste käest küsida keele kohta, siis nad ei saa aru, et mis see keel selline on, et neil on nagu teistsugune suhtumine keelt, et võib-olla selline nagu mingisugune ebamäärasem, aga sellist nii-öelda dialekte ja erinevat variatiivsust ületavat mingisugust üldist kõiki ühendavat kommunikatsioonisüsteemi, et sellisena nad keelt ei mõista. Nüüd Lääne-Euroopa on oma keelekontseptsiooni sellise nagu arusaamise keelest kui diskreetsest nähtusest, millel on oma grammatika ja millel on oma leksika, on tegelikult surunud peale, väidab siis see queer-lingvistika kõigile rahvastele, keda lääne-eurooplased on koloniseerinud. Põhimõtteliselt võiks öelda ka, et eestlastele on siis eesti keele grammatika või eesti keele nägemine keelena peale surutud siis kolonisaatorite ja nende siis missionilingvistide poolt. Ja iseenesest mõistetavalt siis säärast keelt kasutatakse rõhumise tööriistana, kuna siis selle keele valdajad, need, kes seda hästi oskavad, nendel on nagu parem ligipääs haridusele, töökohtadele, see nii-öelda välja mõeldud konstruktsioon, see keel ühtlasi lülitab välja kõik need, kes ei valda teda täiel määral või õigesti, ehk siis ta on nagu väga väljaarvav ja ahistav selles pooles, et ta ei kaasa kõiki inimesi. Ja kõigest sellest tuleneb, et keel tuleb dekonstrueerida. See mõiste tuleb dekonstrueerida, näidates, et tal puudub ontoloogiline olemuslik alus, et keelt kui särast ei ole olemas. Ja nüüd metrolingvistika ongi selline veidi sotsiolingvistilisem ja empiirilisem uurimussuund selle queer-lingvistika sees, mis siis jälgib ja uurib ja vaatleb tänapäevaseid multikultuurseid linnakeskkondi, mida iseloomustab niimoodi superdiversiteet, ühesõnaga see, et kus on tohutult palju erinevaid keeli, erinevate keelte kõnelejaid koos ja need suhtlejad siis, neid iseloomustab enamasti mitme keele osaline oskus, et nad võib-olla räägivad mõnda keelt paremini ja mõnda halvemini, mõnest teavad ainult üksikuid fraase, mõnda keelt lihtsalt saavad aru mõnevõrra, nii et neil on paljudest keeltest mingisugust nagu ettekujutust ja mis moodustavad siis sellise nende repertuaari, et nad suudavad mitmes keeles üht kui teist öelda või kuidagi suhelda. Ja nad kasutavad neid keeli nendes samades metrolingvistilistes nii-öelda linnakeskkondades selleks, et läbi rääkida oma identiteedi üle, kujundada seda, positsioneerida ennast teiste kõnelejatega mingisugustesse suhetesse ja et empiiriliselt nad on näidanud, et tõesti sellised keskkonnad on täiesti olemas, selline suhtlus mitmekeelne, hästi mitmekeelne ja hästi
hästi võiks öelda hakitud ja mitte terviklik, isegi nagu koodivahetus võib-olla ei ole päris täpne termin sellele, et selline suhtlus toimub. Ja üks uurija Möller ongi väitnud, et me ei tohiks, et see tänapäevane multikulturalism, ütleme see mitmekeelsus, nii nagu me seda tänapäeval mõistame, et see on ka nagu vale asjast arusaamine. Et tegelikult ei ole sellist mitmekeelsust, kus on nagu mitu eristuvat keelt ja inimene oskab siis 2 või 3 erinevat keelt. Isegi ei ole olemas keelte segunemist, et sa nagu paned 2 erinevat keelt kokku, et eksisteerivadki ainult repertuaarid. Ei olegi, keeltel puudub mingisugune kategooriline vahe, täpselt nii nagu see queer-teooria väitis, et sugudel puudub kategooriline vahe, nii samamoodi väidavad siis metrolingvistid ja queer-lingvistid, et keeltel puudub selline kategooriline vahe, järelikult ei ole ka võimalik siis, ja see on tõenäoliselt halb uudis kõigile meile traditsioonilistele lingvistidele, et mida me siin siis üldse uurime. Ei ole sellist objekti nagu keel, mida uurida, on ainult repertuaarid. Nüüd sellele lisaks, eks ole, et selline ilus arusaamine keelest ja grammatikast on ära rikutud. Lisaks sellele tuleb veel see moraalne selline surve ka peale, et sest queer-lingvistide seisukohalt on kirjakeel selge rõhumise vahend, mis annab eelised haritud emakeele kõnelejatele ja sellega takistab haavatavate vähemusrühmade juurdepääsu haridusele, töökohtadele ja ka rahvuslikule identiteedile. Ühesõnaga, et kirjakeel on põhiline selline takistus lõimimisele, et see segab lõimimist ja toetada tuleks metrolingvistilisi praktikaid ehk siis, et sellist hästi suurt mitmekeelsust ja mitte eriti formaliseeritud lähenemist keelele. Ja üks viis, kuidas see on nagu siis rakenduslingvistikasse jõudnud, on translanguaging, mille ma olen siin tõlkinud ülekeelsuseks, ehk siis see on selline lähenemine õppimisele, haridusele üldse, mitte keeleõppele, aga lihtsalt nagu aine õppimisele, koolis õppimisele. Et õpilased võivad klassis kasutada kõiki neile käepäraseid keelelisi vahendid, olgu see siis kuulugu need siis 1., 2., 3. või 4. keelde, peaasi, et nad suudavad kuidagi oma mõtet väljendada. Et selline translanguaging või ülekeelne lähenemine ei looks siis emakeele kõnelejatele eeliseid koolis, et neil ei oleks siis nagu kergem õppida kui teistel ja teised saaksid siis ka nagu rohkem osa haridusest, neil oleks, kui mitte rohkem osa, siis neil oleks vähemalt mugavam, neil oleks hääl nii-öelda, et nende agentsus tuleks välja. Ja samamoodi siis ka töökohtadel tuleks lasta töötajatel lubada kasutada kõiki keelelisi ressursse, mis neil on, kõigist keeltest, mida nad on kunagi õppinud või vähegi oskavad, selleks, et kuidagi oma nagu mõtte selgeks teha. Et see oleks nüüd siis selline väike kokkuvaate sellest queer-lingvistikast ja peab tunnistama, et ega teda kerge kritiseerida ei ole, sest ta on väga, väga selgelt sotsiaalse õiglusega seotud ja niipea kui teda kritiseerida, siis võib jääda mulje, et kas sa oled siis sotsiaalse õigluse vastu, oled sa rassist või seksist või midagi säärast. Aga eks ma kuidagi püüan nüüd seda siiski teha. Et kõigepealt mul on üks väike skeem selle kohta, et millised dimensioonid keelel on. Osa sellest ma olen juba loengu alguses rääkinud, eks ole, et makrotasand, et nagu strukturaalne tasand, kus on siis tõesti leksikaalsed üksused ja reeglid. Ja siis see on seotud mikrotasandiga, mis on siis keele kõneleja tasand, kus ongi nagu pidevalt ajas liikuv kõne või tekstid.
ja et need on omakorda siis nii-öelda sellesama ajalise dimensioonid kaudu diakrooniliselt omavahel seotud ja et see diakrooniline dimensioon on siis see, mille abil keel muutub ajas erinevaks ja kõik need kolm on veel omakorda seotud normatiivse dimensiooniga, mis on siis nagu kõrvalpilk sellele, mis keeles toimub, eks ole, nagu inimese kõrvalpilk, normeeriv kõrvalpilk sellele, mis toimub. Et ma nagu hästi lühidalt vaatan kõiki neid tasandid veel korra nüüd üle. Nii selgelt makrotasand, see grammatika, et need on jagatud keelelised representatsioonid. Et keelestruktuur ja sõnavara. Ja kui küsimus on, et kus need siis eksisteerivad, et mida need jagatud keelelised representatsioonid on, et kus see keel abstraktse struktuurina eksisteerib, siis ega mingisugust muud kohta ei ole kui üksikisikuste teadvuses. Ja teatud ulatuses siis, et kaks inimest saaksid kommunikeerida, peavad need representatsioonid kattuma. Ühesõnaga, meil peavad olema samalaadsed, vähemalt osaliselt kattuvad arusaamised sõnade tähendusest, kui nüüd hästi lihtsalt öelda. Ja samamoodi meil peaksid olema mingisugused ühtsed arusaamad sellest, mismoodi sõnad nagu ühendatakse omavahel. On päris kindel, et need representatsioonid siis, need ütleme kas või sõnavara või keelelised konstruktsioonid muutuvad jagatuks kommunikatsiooni vahendusel. Ühesõnaga, kui me edukalt kommunikeerime, siis nende kahe kommunikaatori vahel tekib arusaamine, et ahah, ta mõtleb selle hääliku järjendi all vaat seda, et ma tean, et ta mõtleb seda ja see siis kinnistub niimoodi ja selle põhjal on võimalik siis tekitada seda jagatud teadmist keelest. Nii et nagu jagamise määr võib olla väga erinev ja see dialektide kontiinum, see väljendabki seda, et nagu mingisugusest hetkest edasi selle otspunktide äärmiste inimeste nii-öelda representatsioonid ei ole piisavalt jagatud, et nad omavahel suudaksid kommunikeerida, kuigi võib-olla nad osaliselt on jagatud. Aga nagu asja võlu on selles, et kommunikatsioon on põhimõtteliselt võimalik ka ilma jagatud representatsioonideta, et meil ei ole vaja representatsioone jagada, me saame käte ja jalgade mitteverbaalse kommunikatsiooniga kontekstile viidates kuidagi hakkama ka nii, et keelt ei ole, aga niipea kui me niimoodi suhtleme, niipea me hakkame tekitama jagatud representatsioone sellega, et meil kui kommunikatsioon korda läheb, siis kohe tekibki teadmine, et ahah, see keeleline fraas, väljend või konstruktsioon sobib sellise asja väljendamiseks. Noh, see toimub umbes niimoodi. Et koerteooria kohaselt on see ahvi ärasaatmine ikka ülekohtune küll. Thank you. Thank you for protecting me. Me? I said thank you for protecting me. Me? No. I'm only me for me. Me? No. To you, I'm you. You? No. I'm Jane Parker. Understand? Jane. 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 Yes, Jane. You? Jane. Jane. And you. You. Tarzan. 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 Jane. Tarzan. Jane. That's right. Tarzan.
James. Tarzan. James. Tarzan. James. Tarzan. James. Tarzan. James. Oh, please stop. Let me go. I can't bear this. What's the use? Nüüd mikrotasand ongi see kõik, mis moodustab inimese keele kasutusest. Kõne, tekst, diskursus, olgu kirjalik, olgu suuline. Ja selge, et see tähendus luuakse kontekstis. Vahetu kontekst määrab, et suhtlusolukord, eks ole, siis see on see, mille põhjal on võimalik osa lingvistilist informatsiooni välja jätta, aga laiemalt kultuuri kontekst samamoodi. Ja see on siis tõesti see põhjus, see kontekst, see vahetu kontekst ja mitteverbaalne kommunikatsioon. Tänu neile on siis võimalik suhelda ka siis, kui jagatud representatsioonid puuduvad. Nüüd kõige tüüpilisemad juhtumid siin sellega seoses ongi pidžinid, kreoolid ja küsimus on nüüd sellest, et kuivõrd erinev on metrolingvistika pidžinitest ja kreoolidest ja kui uurida ja vaadata neid keskkondi, kus pidžinid on tekkinud ja millised need pidžinid on, siis on ilmselge, et metrolingvistiline praktika pole midagi uut. See ei ole midagi, mis on nüüd meie nii-öelda hilismodernsetele globaliseeruvale maailmale ainuomane mingi uus tasand, mis tekib keelelises suhtluses, mida varem ei oleks olnud. Säärased olukorrad on ajaloos korduvalt ette tulnud ja nad on loomulikult ette tulnud aktiivse migratsiooniga seoses. Nüüd metrolingvistilised uuringud ja see kirjeldus, mis sealt tuleb, need osad viitavad selline pidžinilaadsele keele, aga osalt ka täiesti pidžini põhjal tekkivale kreoolkeeltele ja kreoolkeelele. Näiteks Winford, kes on väga põhjalikult analüüsinud erinevaid selliseid sotsiolingvistilisi kooslusi või eri laadi inimeste kokku sattumist ühte keskkonda, siis on jõudnud järeldusele, et kreoolkeeled tekivad sellises olukorras, kus teise põlvkonna pidžini kõnelejatel on vaja võimsamat nagu vahendit omavaheliseks suhtlemiseks kui pidžin. Ja siis nad hakkavad oma nagu emakeeltest, nendest keeltest, mida nad kodus kõigepealt on omandanud, hakkavad tooma materjali sinna pidžinisse juurde ja töötavad siis selle pidžinile sellise struktuuri, mis võimaldab teda juba kasutada ka sellises olukorras, kus konteksti on vähem. Ühesõnaga olukorras, kus ei ole kus sa ei taha kogu aeg mitteverbaalset kommunikatsiooni ja konteksti nagu kasutada või ei saa seda kasutada selleks, et oma mõtet edasi anda. Nüüd siis selline pidev suhtlus ongi see, kus siis nii-öelda see keelestruktuurid tekivad. Nii et siis need jagatud representatsioonid, mis inimestel omavahel tekivad, mida nad hakkavad omavahel jagama kommunikatsiooni tulemusel, et sellel on kogu aeg ajaline dimensioon. Et need representatsioonid on pidevalt teel kuhugi ja nad ei ole mitte kunagi valmis. Nende häälikuline kuju on pidevas muutumises, mis ei pruugi olla kiire. Nende tähenduslik pool on pidevalt kuskile teel muutumas ja kõik see kokku on ka teel kas rohkema või vähema jagatuse suunas, olenevalt sellest, kas siis suhtlejad suhtlevad tihedamini koos või harvemini koos, ehk siis kuivõrd suures osas nende siis keelelised representatsioonid kattuvad. Samas postmodernistidel on muidugi õigus, et keel on sotsiaalne konstruktsioon, sest tõesti igapäevases suhtluses me teda üles ehitame seda sama struktuuri, konstrueerime neid kategooriaid, konstrueerime reegleid, sõnavara ja nii edasi. Keelt muidugi konstrueeritakse teadvustamata tasandil igapäevases suhtluses, aga keel on konstruktsioon ka täiesti teadvustatud tasandil. Et see normatiivne dimensioon hõlmab kõiki selliseid tegevusi, mis on suunatud mingil moel keelelise käitumise reguleerimisele. Eks ole, keelepoliitika kuulub siia, see reguleerib millist keelt, millises olukorras tohib või peab kasutama. Identiteedipoliitika kuulub samuti siia normatiivsesse dimensiooni. Need on need nähtused, kus
kus keelekõnelejaskonnad nii-öelda teadlikult muudavad oma keelt kas siis erinevaks mõnest naaberkeelest, et rõhutada oma identiteedi erinevust. Selliseid juhtumeid on küll ja enam teada, aga siia kuulub täiesti selgelt ka standardiseerimine, eks ole, kirjakeele loomine. Niisiis, kiri iseenesest on sotsiaalne konstruktsioon ja tehnoloogia, ühesõnaga see, et kõnet kirja panna, juba see on sotsiaalne konstruktsioon, kokkuleppe mingisuguse konstruktsiooni tegemiseks, aga kirjakeel ise on ka konstrueeritud ja see ongi üks queer-lingvistide põhilisi väited, eks ole, et kirjakeel on tehtud, et seda tegelikult ei ole. Ja sellise standardiseerimise käigus loomulikult tähendused, reeglid ja häälikuline kuju kooskõlastatakse, lepitakse kokku enam-vähem täpselt, nii täpselt kui on võimalik, aga samuti standardiseeritakse ka kõnelejad. Ehk siis õpetatakse kõnelejatele kirjakeel selgeks, et nad jagaksid neid tähendusi, reegleid ja häälikulisi kujusid võimalikult ühel viisil, et nad suudaks suhelda. Siis selline standardiseerimine, see tegevus, standardiseeriv tegevus normatiivses dimensioonis on see, mis võimaldab keelel informatsiooni vahendada minimaalse konteksti olemasolu. Ehk siis standardkeele eesmärk ongi võimaldada teadust, innovatsiooni, administreerimist ja samuti ka jagatud identiteediga suurearvulise kogukonna loomist, kes nagu räägib enam-vähem sarnast keele varianti. Nii et standardiseerimise eesmärk vaieldamatult on ühiskonna kultuuriline, majanduslik, tehnoloogiline areng. Et see on see, mis suunas standardiseerimine töötab ja standardiseerimine on täiesti selgelt normatiivne tegevus. Samas queer-lingvistika on täpselt sama normatiivne kui see ortolingvistika või standardiseerimine. Ainult et eesmärgid on teised. Eesmärgid on sotsiaalne kaasatus, patriarhaalsete struktuuride ja sellega kaasneva rõhumise kaotamine. See on see, miks siis queer-lingvistid nagu üritavad ja tahavad kirjakeeli dekonstrueerida. Aga me peame nüüd arvestama, see on siin nüüd tegelikult see tänase ettekande nagu põhiline tuum, milleni ma tahan jõuda. Et kirjakeele dekonstrueerimise hind, selle kaasava nii-öelda keele loomine on see, et kontekstivaba infovahetus ei ole võimalik. Nii on nagu teadust ei ole võimalik teha, kui käib üks tohutu ülekeelestamine, see translanguaging. Nii et nagu queer suhtlus põhimõtteliselt oleks võimalik ainult lokaalselt, rikkaliku konteksti olemasolu tingimustes, umbes nii nagu Tarzan ja Jane omavahel püüavad luua jagatud representatsioone omavahel ja mida kaugemale nad jõuavad, võib-olla lõpuks jõuavad kirjakeeleni ka välja. Aga on selge, et sellise queer suhtluse puhul, kus nagu üritatakse teadlikult loobuda standardiseeritud keele arendamisest, ei oleks võimalik ju keerulisemad sotsiaalsemad struktuurid nagu ülikoolid, tsentraliseeritud haldussüsteem, logistika. Need lihtsalt ei suudaks sellise queer suhtluse puhul toimida. Nonii, et hakata nüüd otsi kokku tõmbama, et iseenesest on ju täiesti selge, et me kõik loome keelt keelekõnelejatena pidevalt taasloome teda. Ja keele struktureeritus iseenesest võib kõikuda suurel määral. Alates sellisest abikeelest, pidžinist, millel puudub peaaegu struktuur ja on ainult leksikaalsed vahendid kuni kõrgelt standardiseeritud konteksti vaba kirjakeelena, millega saab informatsiooni edastada nii, et praktiliselt mingisugust muud konteksti kui jagatud kultuuri kontekst vaja ei ole. Nüüd ühiskond võib soovida, ja see on täiesti arusaadav, erinevad rühmad ühiskonnas võivad soovida teadlikult mõjutada seda keele struktureeritust ühes või teises suunas erinevatel põhjustel. Kas siis arendada standardkeelt selleks, et ehitada üles üha tõhusamat ühiskonda või vastupidi lammutada ära standardkeelt, et tekitada selline kooslus, kus kõik oleks võimalikult kaasatud.
ja meie keeleteadlased, me oleme täpselt samamoodi selle normatiivse dimensiooni osalised, mitte ainult selle läbi, et meil kõigil võib olla ühe või teistsugune arvamine, et kas siis kirjakeel on hea või vastupidi, kirjakeel on üks igavene rõhumisvahend. Aga mitte ainult selles tasandil meie oma isiklike nagu eelistuste tõttu, aga täpselt samamoodi ka selles, kuidas me arendame oma teooriat ja millist teooriat me arendame. Aga selge on see, et teooria ei kao ka kvantitatiivse pöörde järel keeleteadusest ära. Küsimus on ainult selles, et millist teooriat siis arendatakse. Ja põhimõtteliselt on siin kaks võimalust, kas arendatakse integreeritud teooriat, kus kvantitatiivsed kõne või keelekasutuse andmed seotakse struktuuridega, näidatakse, kuidas struktuurid tekivad keelekasutuse teel, või teine oleks selline täiesti postmodernistlik lähenemine, kus kvantitatiivsed andmed kasutatakse selleks, et näidata, et ei olegi mingisuguseid struktuure, et on ainult üks tohutu varieerumine, tohutu tükkideks olemine ja kõik see, mida me nagu oleme varasematel aegadel pidanud objektiivseks reaalsuseks, et see lihtsalt pudeneb näppude vahelt ära. Aga see on see koht, see on siin see mõtlemiskoht, siia ma tahaksin lõpetada. Suur aitäh teile, et võtsite vajaks ära kuulata ja soovin teile väga põnevat konverentsi jätku. Aitäh!